Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu vaatajad, tere kuulajad, tere Auria Nurm. Tere. Kuidas läheb? Hästi. Auria, sina tegid mulle selle fantastilise pusa, mis mul praegu seljas on. Aitäh sulle selle eest. Palun. Aitäh sulle, et sa seda podcasti teed. Aga palun. Jah. Millega sa igapäevaselt tegeled? Rõivadisainiga. Ja siis reikiga. Mis energia sa siia pusasse sisse panid? Laadisid ära millegiga? Ja vot siis need ongi laetud selle sama reiki energiaga. Et kõik on ju võnkesagedusel meie ümber. Kuidas ma seda tunnen siis? Kuidas sa tunned? Ütleme niimoodi, et sa ootame, et ruumis on olnud näiteks mingi tüli või ruumis on olnud mingi tore asi. Siis kui sa sinna ruumi lähed, see sama asi, mis sa nagu tunned. See on hästi, mis see on sapl eesti keeles? Õrn, jah, vot. Et siis see samamoodi nagu mõjutab, aga nagu hästi peenetundeliselt sa saad seda nagu tunnetada, et mõned inimesed võib-olla tunnevad paremini, mõned nagu, mõnel läheb võib-olla kauem aega, aga me kõik tunneme neid. Riiete puhul siis sa tahad öelda, et kui ma panen endale selga Nike dressid, mille on valmis teinud mulle nutvad Vietnami lapsed, siis ma tunnen nende pisarate valu. Ma arvan, et enamik on harjunud käima nendes riietes, et tõenäoliselt me oleme nagu tuimad selle koha pealt juba. Et kõik riided tulevad ju sealt, et mitte lihtsalt see Nike, vaid samamoodi Zara, Mango on ju, H&M on ju. Et kõik on sama, et selles mõttes ma ei usu, et sa sealt seda erisust tunnet, kui sul on kogu aeg see üks ja sama. See teema ju tuli... Aga kui sa paned midagi nagu teistmoodi, mille nagu sagedus ongi teine, mis on nii palju erinev, siis sa nagu hakkad seda tunnetama küll. Millalgi käis see teema kuskilt läbi Balenciaga riiete puhul, et Balenciaga on mingi hästi õudne saatanlike pedofiilide mingi kogum on ju, ja siis mingi moeshow oli, kus nad siis lapsed riietasid kuidagi niimoodi nagu lapsed ei peaks riides käima võib-olla ja siis sellega oli mingi teema. Aga Auria, räägi, mis asi on reiki? Jah. Reiki on energia, nagu kosmiline energia, mis on loonud kõik, mis meid ümbritseb. Nagu kõik inimesed, kõik planeedid, kogu selle universumid on nagu, nimetatakse nagu alghallika energiaks. Reiki on loonud? Reiki on see on energia, aga samal ajal on küsimus, mis asi on energia, et energiaks, seal on siis küsimusi, on ju, et mis ta on, aga energia võib olla ka lihtsalt infoväli, sest et energia on nagu võnkesagedus, mis kokkuvõttes ta ei saa lihtsalt olla energia, mida sa ütled, et on energia, aga sa ei saa aru, mis see siis on. Et praegu öeldakse, et pigem nagu infoväli. Ja mida teevad reikimeistrid? Manipuleerivad seda energiat? Ei, vot ei olegi manipulatsiooniga seal midagi pistmist, et ma ei tea, kas sa tead, mis asi on selline võib-olla tuntum on inimestele selline asi nagu Hiinast pärit, öeldakse, et on chi-energia. Et seda võib-olla teatakse rohkem, on ju. Et kui sa näiteks käsi kokku õõrud, on ju. Ma ei tea, sa võid ka seda teha praegu, kui sa tahad. Siis raputad. Siis teeme ühe korra veel nii. Soovitan sul silmad kinni panna. Ma ei pane kunagi. Nii. Ja nüüd viimane kord. Nüüd hakkad
hakka natuke lähemale. Selline inch nagu. Jah. No nüüd, kui sa mis nüüd toimub? Ja sa pead mõtlema nüüd, nii, kas sa tunned seda teadvust siin või seda energiat? Sa pead ikka silmad kinni panema. Ei, no ma tunnen soojust. Oma käte soojust. Ja survet? Survet, no kui ma väga ette kujutan, siis ma võiks seda tunda küll. Jah. Okay. No mul läheb kohe vaata see, eks ju, et mul tekib selline nagu siia täiesti nagu tugev surve, nagu siin vahel oleks nagu vatt, kuhu sa ei saagi nagu no käed sa saad kokku ikka panna ju, kui sa väga tahad. Raske, väga raske, jaa, väga raske. Et ja inimese bioväli on ka, ütleme niimoodi, sinu energeetiline väli on umbes 3 meetri raadiuses. Ja see kõik on see chi-energia, lihtsalt on erinevatel sagedustel alati. Ja see sama on ka reiki põhimõtteliselt. Aga ütleme niimoodi, et kui sa saad Hiina meditsiinis, Hiina nagu teraapias, siis tõstetakse ja seda chi-energiat ringi käima või siis tõstetakse seda, eks ju, kehas. Aga reiki puhul siis luuakse, reiki on selles mõttes teistsugune ja ta ei ole ka nii vana nagu see chi-energia õpetused on ju ja teadmised. Aga reiki tekkiski selle pärast, et kuidas tuua inimesse energiat, nii et see tervendaja ei anna mitte enda energiat ära, vaid ta on lihtsalt nagu toruks, kanaliks. Sest et näiteks see Usui, kes selle reiki lõi või avastas, temal oligi selline probleem, et kui Jaapanis ka tervendati, siis tihtipeale oli niimoodi, et okei, nagu näiteks ekstreemne näide, aga see, keda tervendati, temal näiteks mingid kasvajad või vähk või midagi kadus, eks ju. Aga tervendajale tulid need hoopis. Võttis üle. Jah, et võttis üle ja energia ja nii-öelda infovahetus toimus ainult nagu 2 välja, 2 keha vahel, on ju. Ja siis ta mõtles, et kas me saame nagu midagi muud teha, et sellist asja ei juhtuks. Ja siis ta justkui nagu kanaldas selle reiki siis õpetused ja reiki teadmise, kogu selle reiki ideoloogia ja selle süsteemi. Ehk siis see inimene, kes on nagu reiki tervendaja, temast saab siis selline toru, justkui nagu kosmosest tuleb, algallikast tuleb energia, mis on meid kõiki loonud. Ja see viiakse siis nagu inimesse, kus tal on seda nagu väheks jäänud, on ju. Ja siis ka mitte ei suruta seda sinna sisse, vaid sa muutud lihtsalt nagu selliseks toruks või ja see energia lihtsalt läheb ise kuhu vaja ja teeb seal seda, mida vaja ja tervendab seda, mida vaja nagu. Kus see algallikas paikneb? Milline algallikas? See algallikas. Vot ei tea. Äkki ära sureme siis ühel päeval, siis vot teab kohe. Siis me läheme sinna tagasi. No me oleme ju kõik sellest samast pärit. Aga ja need, kes on need near-death experience, on ju, surmalähedane kogemus. Surmalähedane kogemus. Et seal on, nemad ju räägivad sellest küll nagu algallikast, et osad, kes on olnud, näiteks kauem surnud, süda seiskunud, mingite monitoridel all. Erinevaid lugusid räägitakse, et seda teemat ma olen ka käsitlenud ja siis mõelnud, et millest see sõltub, kas inimese religioossetest vaadetest või see sõltub, mis olukorrast on ära surnud. Kusjuures need, kes seda uurivad, eks ju, Raymond Moody, kes kirjutas selle raamatu Elu pärast elu, tema on seda uurinud, kuidas ta erinevates usundites on ju avaldub. Et jah, tõesti need, kes on Jeesuse, Kristuse usku, tihti kohtuvad just selle nagu kehastusega. Aga
see algallikas, mida need inimesed, kes on olnud nagu päris kaua surnud, see on olnud täitsa inimesed, kes on nagu 45 minutit surnud, öeldakse küll, et jah, et su aju võib täiesti saada kahjustuse, aga on inimesi, kellel ei ole saanud aju seda kahjustust, vaid ta on suudetud elustada seal samas laua peal ja ta tuleb tagasi. Ja need, kellel on jäänud kõik nagu terveks, siis neil on päris uskumatud lood ja mõned on siis läinud ka nagu sealt edasi, kus nad näevad, et see sama kehastus, et selle taga ei ole tegelikult seda figuuri, seda kindlat inimest seal kindla nimega, seda kindlat tegelast. No Jeesus Kristust inimeseks nimetada on... Ja vaata öeldakse ascended master, ma ei tea ka jälle, mis ta on eesti keeles. Et Kristus oli ascended master, nagu Buda ja... Kuidas sa üldse... Teadvus, jah, et nad tulid selle teadvuse tooma. Ja. Aga kuidas sa ise sinna selle teemani jõudnud oled? Vot seda keegi hiljuti ka küsis ja ma ei mäleta, sest see oli nii ammu, et ma arvan, et kuskil mingi 10 aastat tagasi ma seda hakkasin nagu lappama või sattusin selle otsa. Nüüd ma olen sellega, jah, mul ikka ei lähe mööda päeva, kus ma seda nagu ei uuri selles mõttes 10 aasta vältel nagu, et minu arust see on üks kõige põnevamaid teemasid üldse. Sest kui sa mõtled, et miks ma üldse siin hingan, miks ma üldse siin istun, miks ma teen seda, mida ma teen, miks ma mõtlen seda, miks ma teen selle valiku, et ma lähen sinna poodi või ostan selle või miks ma suhtlen selle inimesega, mitte sellega, miks ma lähen sinna ja mitte ei tee seda, siis selle taga kõik on ju, minu jaoks vähemalt on see surma küsimus. Sest et see surma mõistmine annab üldse mõtte sellele igale valikule sul siin ja otsusele ja mõttele ja arvamusele ja mittearvamusele nagu. Või mis sa arvad? Kui sa oled seda ise ka nagu uurinud, kuidas sa ise tunned nagu? Surm on minu lemmikteemaga. On ja, eriti mulle meeldib teoritiseerida selle üle, mis siis pärast saama hakkab, on ju. Aga me ei pea enam nii palju teoritiseerima, sest meil on imelised see lääne meditsiinivahendid, millega nii palju inimesi tulevad juba nagu surmast nagu, tagasi, et vanasti oli seda vähem. Me teame nii palju rohkem sellest vaata viimasel ajal. Jah, ma muidugi ma arvan, et vanad inimesed olid ka väga targad, aga lihtsalt mitte selliste vahenditega, nagu meil tänapäeval on ju. Aga kas see siis, ütleme, kõik need valikud, mis sa teed, on ju, kellega sa suhtled ja mis sa poest ostad ja kas sa usud, et see on ette määratud või on see su vaba valik? See on see kõige keerulisem. Seda ma ei ole suutnud oma peaga nagu küll välja mõelda. Et kui ma olen seda 10 aastat niimoodi uurinud, on ju, et siis mõtled, siis see on see auk, kuhu sa kukud nagu lõpuks, eks ju. Aga ma pean ütlema, et ma ei tea, milliseid kogemusi sul on olnud, aga mida rohkem sa nagu uurid nende teemade kohta, siis sa hakkad, ma ei tea, kas sa hakkad neid mingisuguseid imelikke kogemusi nagu rohkem saama, või sa lihtsalt märkad neid, on ju. Et mul on lihtsalt olnud väga veidraid kogemusi nende sama 10 aasta jooksul, kus ma nagu näen, näiteks üks viimatisi korda oli nii, et ma tulin sõbraga ühest majast välja, aparaaditehasest, mis on see hoov, hakkasin minema ühe kohviku poole ja ma nägin nägemust, et seal on, kohvikus on üks inimene, keda ma nagu praegu ma ei viitsi temaga räägida, sest ma tean, et ta räägib hullult palju, et ma lihtsalt ei jaksa praegu, ma väsinud ja kõik on ja. Aga see kõik juhtub nagu, sul on see aeg nagu läheb nagu 1 sekundi jooksul sa justkui koged nagu mitut minutit, on ju. Ja siis ma ütlesin talle, et ma ei jõudnud talle, kuna me juba jalutasime, vaata need uksed on seal väga lähedal üks teisele. Et see uks nagu ja see kohvik hakkas kohe saabuma ja ma ütlesin talle, et kuule, kõnnime natuke vaiksemalt, vaata. Ja me võtsimegi nagu sammud nagu poole lühemaks ja kui me selle ukse lahti tegime, siis oligi see inimene just läks meie eest, nagu ma nägin ainult ta selga ja ta läks sinna kohvikusse
ja me saime nagu rahulikult sealt, noh. Ja siis teie ei läinud sinna kohvikusse? Ei, meil ei olnud isegi plaanis, aga ma teadsin, ma nagu nägin seda nägemust, et ühesõnaga. Ja siis nagu siin on see vastus, nagu sinu, mitte vastus sinu sellele küsimusele, vaid lihtsalt nagu mõte, et kui sa koged neid déjà vu momente, siis sul tekib küsimus, on ju, et ma kujutan seda nüüd ette, või ma olen siin seda kõike varem kogenud, võib-olla ma olen seda 1000 korda seda sama asja kogenud, ma lihtsalt tulen nagu emotsionaalselt seda uuesti kogema. Et sul nagu valikuid justkui ei ole. See on lihtsalt ühesõnaga, üks mõte, see ei ole. Ühesõnaga sa ei tea. Ei, noh, muidugi ma ei tea. No see on lõpmatuse definitsioon on üks variant nendest ongi see, et kõik variandid, kõik valikud, noh, nii millisekundini kui vähegi võimalik, et kas ma teen selle plaksu nüüd või ma ootasin sekund kauem ja tegin siis. Kõik sellised variandid on olemas meil. Ehk siis sul nagu, noh, tegelikult praegu me oleme siin, ütleme siis selles paralleelis või selles universumis on ju. Aga see just võib iga sekund minna juba 5 variandiks. No lõpmatuseni, jah. Et see on see nagu argument selle vastu, et tegelikult sa ei saa mitte midagi ise valida, et kõik on tehtud sinu eest. Jaa, see on, jah. Aga see tähendaks, et meid nagu praegu siin laua taga, nagu me istume, sellest vestlusest on lõputult versioone olemas. Ehk siis kõik, mis ma praegu ütlen, on juba öeldud. Ma ei saa ise nagu mõelda, et ma küsin nüüd, ma küsin sellise küsimuse. Kuskil on see juba küsitud. Jah. Ja nad ütlevad, et iga kord, kui sa mõtled, et sul on, mis valikud sul on näiteks. Selle sama näite põhjal on ju, mis sa ütled, et kui sa mõtled, et kas me nüüd räägime, kas ma lähen nagu jutuga sinna või sinna või sinna, noh, siis kõik need variandid ongi olemas juba ja ongi tehtud. See on muidugi õudne mõte, sest tahaks ikka uskuda, et mul ikkagi on mingi kontroll. Kontroll? No selles mõttes, et kui ma seisan, on ju, ma ei tea, metsas üks rada läheb vasakule, üks paremale, siis ma tahaks mõelda, et see on nagu minu... Valik. Jah, et... Kontroll või valik? No kas nad ei ole mitte sama asi? Sest kui sul on juba võimalik valida, siis sa nagu kontrollid enda seda teed. Ma kontrollin ise, kas ma lähen paremale või vasakule. Nojah, see mõtestamine on teine. See Tiibeti raamat elust ja surmast on ju. Mida sa oled seda lugenud? Mitte täielikult läbi, aga ma olen tutvunud mingisuguse. Tükilistakased. Et seal ma nagu soovitaks nagu inimesed, keda nagu huvitab see teema või üldse, et mõelda, miks ja kuhu, kas ma astun vasakule või paremale või kas mul on siin valikuid või kas on üldse vahet, kuhu, kas ma lähen sealt paremale või vasakule? Kummalegi poole ma lõpuks ikka lähen. Kokkuvõttes on ju. Ja midagi ikka juhtub. Kõik lõpeb nagu nii ühes kohas. Ja kõik lõpeb nagu nii ühes kohas, et kas tegelikult on vahet, on ju. Et ja kogu see kontrolli küsimus, et või valikute või meele küsimus, et mis sul siis jääb, on ju. Et kas on vahet, kas ma lähen siit vasakule või paremale kokkuvõttes? Noh, kuskil ma ju välja jõuan, on ju. Aga mis sul siis jääb, on sinu meel ainult ja igas hetkes. Kuidas sa defineerid meelt? See sama asi, mis sa tunned siis, kui sa lihtsalt suudad viia oma vasaku ajupoolkera näiteks niimoodi, et ta nagu absoluutselt ei mõtle ega protsessi midagi, siis sa hakkad seda meelt nagu rohkem tundma, on ju. No mingite hingamisharjutuste ja meditatsioonide ja asjadega. Et siis sul jääbki aga see sama asi, mida ma mõtlen, et kui sa kõnnid kas vasakule paremale või üldse kõnnid tagasi või jäädki sinna lõpuni seisma, midagi alati juhtub. Ja nagu sa ütlesid, kõik asjad on juba juhtunud. Aga mis sulle nagu jääb, millega sa saad nagu justkui alati nagu olla, on see meel. Mitte see manki, kes nagu nüüd hullult protsessib, et ma ei mõtle seda, aga see meel, see taju, see meel, kes nagu on nagu teadvusel, seda on võib-olla jah, raske nagu sõnadesse panna. Eesti keeles eriti meil ei ole neid sõnu. Eesti keeles on kõik sõnad olemas, usu mind. On jah, kindlasti. See manki on ka võimalik ära treenida suht edukalt. Aga jah, see... Või mis sa arvad, mis see meel on?
mis on meel või? Ega ma ka ei tea. Aga see no tahaks öelda, et midagi muud kui mõtlemine, jah. See on see, mis lihtsalt on. Jah. Aga see muidugi see mõtteviis, et kõik on olnud ja kõik, et mina ei mõjuta midagi, see on, ütleme, siin igapäevaselt elades on ju. Mulle tundub, et see võib olla väga ohtlik, sest siis sa langed nihilismi, kus mitte miski ei tähenda mitte midagi, ükski minu valik ei mõjuta mitte midagi, kõik on nagu nii sama, kõik on nagu nii tehtud ja siis langeb inimene mingisugusesse kaosesse. Või siis sa võtad just vastutuse nagu iga asja eest, mis juhtub. Vaata, no, see on selle vastane nagu, juurust. jah, et sa ei käi ringi nagu pohu eest, on ju. Et jah, mina nagu isiklikult nagu olen jõudnud sinna, et kus nagu pigem nagu iga asi on minu nagu vastutusel, mis juhtub, kuhu ma satun. No seal tekibki see küsimus, et ütleme, kui ma olen sellel teelahkmel, et kas ma lähen vasakule või paremale, siis mul on ju mingi arvamus, on ju, ma arvan või tunnen näiteks sees, et ma teaks, mis on õige tee või ma tean, kuidas ma peaks käituma või kus teed ma peaks minema, on ju, aga kui ma mõtlen nihilistlikult, et see ei tähenda mitte midagi, vahet ei ole, kas ma teen õigesti või valesti, siis ma võin ka nimelt minna sinna, kus ma nagu tean, et see on vale valik tegelikult, aga võib-olla on seal mingisugused ägedamad mänguasjad, on ju. Aga noh, tahaks nagu elada nagu selles mõttes endale jääda tõeseks, et ma tahan alati teha seda, mis on õige, on ju. Okei, kas sa arvad, et ma lihtsalt küsin, et kas sa arvad, et inimesed ei tee kunagi nagu, kuidas seda nüüd öeldagi? Minul on küll selline mulje, et tegelikult isegi kui inimene teeb midagi nii-öelda nagu halvasti on ju või nii-öelda, aga see on ka meie nagu meele arvamus, eks ju. Me paneme lihtsalt nagu sildistame, eks ju, aga ma ei usu, et keegi meelega midagi halvasti nagu teeb. Sa ei usu seda? Ma ei tea, kas ma olen siis sinisilmne, aga ma arvan, et päris nagu tal on alati mingi oma ju mõte seal, eks ju. Noh, kui mõelda seda, selle inimese seisukohalt. No me läheme nii tiibiks ära, et üldse kuidas nagu halb on hästi suhteline, on ju. Et ma ei tea, kuidas defineerida, mis on halb. Ütleme, et halb on see, mis teeb teistele liiga, on ju. Ja sa võid valida selle tee. Ja sul on teine valik, on ju, mis vähemalt nii palju ei tee teistele liiga. Et siis tekib küsimus, et ma arvan küll, et paljud inimesed võtavad väga teadlikult selle tee, kus nad lähevad nii-öelda halvale teele. Mõistad? Ma ei tea. Võib-olla mõistan. Kunagi oli Indias üks õpetaja, kes andis oma tundi ja tal olid seal õpilased, 100 ringis umbes. Ja siis tuli üks mõrtsukas sinna ja tappis nagu kõik maha seal, kõik inimesed lihtsalt. See on tõesti siin lugu? Jaa, see on tõesti siin lugu. Ma ei tea praegu, mis selle õpetaja nimi oli. Ja siis ta läks selle õpetaja juurde, hakkas ta ära tapma nagu samamoodi, sest tal oli, mis iganes tal oli, on ju, ei tea. Ja siis õpetaja ütles talle, et peaasi, et sa teed seda nii, et sa ise rahule ja et sa ei kanna mingit valu. Ja siis see mõrtsukas ei tapnud seda õpetajat ära, vaid ta jäi temale õpilaseks elu lõpuni. See on real. Tappis lihtsalt kõik eest ära, et saaks ise olla eraõpilane. Ei, aga ta ei teadnud ju, et nii läheb. Jah. No see ikkagi see moraali küsimus on minu arust inimesesse nii sisse ehitatud ja ma täiesti usun, et võib-olla inimesed ei oska kuulata seda, mina ei tea, seda meelt või enda sisetunnet või mis iganes on ju. Aga ma arvan, et kõik teavad, mis on õige või vale, nagu
või kõik teavad, mis nad tegema peaksid. Aga lihtsalt elu tuleb vahele nii-öelda ja sa pead elama ka kuidagi, on ju. Ja noh, muidugi on mingid erandeid olemas, ma ei tea, kui sa oledki psühhopaatliku ajuga inimene ja sa võib-olla ei taju ära seda moraali nii hästi, on ju. Et erandeid on alati igal reeglil. Aga enamasti inimesed, noh, ma ei tea, vaatad, kõik otsivad mingit abi, ma olen ärev, depressioonis, bla, 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 ja siis ma lähen kuhugi abi otsima, on ju. Ja siis mul on tunne, et tegelikult sa tead, mis sa tegema pead ju. Oma eluga, on ju. Et ei oleks ärevust. Et sul ei oleks seda ju. Jah. Noh, sellepärast saabki minna arsti kabinetti. Sest inimesed ei suuda teha ise. Sa ei suuda, kui sul on ikkagi halvasti, eks ju. No miks ei suuda? Ma arvan, sa ei taha siis. Piisavalt ei taha. Noh, vot, aga see ongi, on ju. See jääbki takistuseks, aga siis sa saad nagu abi. No jaa, aga kas keegi sind, noh, selles mõttes, et okei, sa lähed arsti juurde, ta paneb sulle mingid rohud peale. Kas, noh, ega see tulem on sama, et ega sa nagu piisavalt ei taha, et ise ennast muuta, on ju. Et siis sa, noh, ma ei tea, tuimestad või nagu otsid mingit lisa distractionid põhimõtteliselt, on ju. Ma arvan, need rohud on samamoodi. Jaa, aga paljud asjad on ju nii, et sa ei saagi. Sul näiteks see aju on nii dramatiseeritud. Noh, tuled sõjast, oled olnud Afganistanis väga pikalt. No sa ei saa oma jõuga ju seda traumasid sealt välja, on ju. Kõik on võimalik. Ma usun, aga inimesed on jah, selles mõttes erinevad muidugi. Ja inimeste jõud on erinev, see sama chi energia. Et see tegelikult, see chi ongi see, millest peaksid tegelikult inimest alustama, kui sa tunned, et sul on mingi stress või ma ei tea, oled pidevalt haige või väsimus või mis iganes lõpetades sellega, et sul on noh, mingid meeletud ajukahjustused on ju, või närvikava. Et see sama chi energia nagu, või see reiki energia tegelikult ongi see, millest see nagu peaks iga inimene nagu alustama kõigepealt. Aga noh, seda nagu on vähe on ju, kes selleni jõuavad. Oled sa ise proovinud kunagi selliseid näiteks hingamispraktikaid või teadlikke selliseid? Ikka olen. Ma olen hinganud terve elu. Aga ei, ma olen nagu teadlikult mediteerinud kunagi. Ja oled sa tundnud, kui läheb, et on need keha nagu teissugune kogu su energeetika? Ma ei ütleks, aga mul on olnud sellised nii-öelda valgustumismoment ikka, et kus ma olen, noh, mitte midagi ei ole, on ju. Ma lihtsalt olen. Ja noh, neid tuleb mul ette ilma mediteerimiseta ka. See ongi see meil. Ei, ma tean seda momenti ja inimene võib jõuda sinna väga erinevat viisi, on ju. Et no näiteks reiki ja kõik see on hästi idamaine kraam, on ju. Ja kas sa seda usud, et kuidagi inimese positsioon või asukoht siin planeedil ikkagi määrab selle, milline ta on või kuidas ta asjadest mõtleb? No, muidugi. Keskkond on ju üks kõige suuremaid mõjutajaid üldse. Sealt tulebki mu see küsimus, et ütleme, kui, noh, sööginäide on hea, on ju, et itaallased on harjunud sööma pastat ja pizzat iga päev, on ju, ja nemad ei lähe paksuks. Aga kui mina hakkaksin sööma pastat ja pizzat iga päev, siis mina läheks paksuks. Sest ma ei ole seal kohas, on ju. Ja ütleme, kui me võtame nüüd reiki või üleüldse mingisuguse idamaise praktika, budismi ja kõik need mõtted on ju äärmiselt ilusad ja arusaadavad ja inimlikud ja nii edasi, aga minule justkui ei hakka see hammas nagu peale, et ma võin selle sama vaata tulemuseni jõuda, aga mingi sellise asjaga, mis on mulle nagu kodulähedasem. Et ala mediteerimine ei ole väga vanaeestlaste praktika. Vanaeestlane võib-olla, ma ei tea, läks talutööd tegema või midagi sellist, aga sai selle sama tulemuse. Saad aru, mida ma mõtlen? Ja ma saan täiesti aru. Aga see sõnad loovad need seinad siia vahele tegelikult. Lihtsalt need samad sõnad. Reiki, chi ja meditatsioon. Aga kuidas chi ütleksid eesti keeles? Elujõud lihtsalt? See on see sama elujõud jah, et kui tegelikult, kui sa Eesti
Eestis oli kunagi väga tugev, eks ju, maausk. Tead sa, on ju, et noh, kus sa oledki pidevas nagu ühenduses loodusega. Sa saad looduselt jõu, sa saad looduselt vastused, sa jälgid, mis toimub. Sa vaatad, kui tuuleke puhub, siis on see vastus, sa küsid, sa suhtled nagu päris nagu entity'ga nii-öelda. Et see on täpselt sama asi ja meditatsioon, et kui sa istud lihtsalt seljaga vastu puud nagu ja nii-öelda mõtled ja vaatad taamale piisavalt nagu pikalt, siis samamoodi võib see õun pähe kukkuda. Lihtsalt me ei ütle meditatsioon, on ju. Et need on kõik samad asjad, aga me nagu tihtipeale see hirm tekibki siis, kui sa mõtled selle peale, et noh, jah, reiki, meditatsioon, et kõik kuskilt ja sellepärast mulle tundubki, et see võib-olla, et hammas nagu ei hakka peale või ma saan ise endast rääkida, et nagu minule ei hakka see peale, on ju, et kui keegi ütleks mulle, et mine istu seljaga vastu puud, siis ma mõistaks seda palju paremini, kui keegi ütleks mulle, et vaatame su chi üle. Jah, võt, aga Eestis võiks see olla, on ju, noh, see on võib-olla meie enda teha, et kuidas me siis hakkame formuleerima seda kõike, mis meil on olnud tegelikult siin ka alati olemas, aga mis on lihtsalt tööstusrevolutsiooni ja kõigega nagu ja nõidade tapmisega justkui nagu ära kaotatud, on ju. Et kõige parem, me kõik teame, mis see tähendab, kui sa lapsena kukud ja ema tuleb, paneb lihtsalt käe peale. Ja siis ütleb, mis on see varesele valu haraklahaigus, on ju. Et meie lapse põlv saab terveks. Täpselt sama asi. See on abrakadabra, vaata. Sa lihtsalt paned spelli peale ja läinud. Kõik valu läinud, nagu polekski olnud. Ei, sellega ma olen täiesti nõus, et näiteks erinevad usundid on ju, nad räägivad ju samast asjast erinevate sõnadega, erinevate nimedega on ju, aga põhimõtteliselt ju kõik inimesed ajavad sama asja. Seda ma mõtlengi, et kõik inimesed teavad, mida nad tegema peavad tegelikult. Just. Või tegelikult see on isegi automaatne, et see sama asi, et tegelikult see sama energia, ütleme nii, et sa ei võta sealt algallikast või sulle seda teadmist või võtad, saad selle teadmise ja kujutad ise ükskõik kuidas ette. Iga inimene saab seda tegelikult teha ise ka. Et või mida ma automaatse all mõtlen, on see, et kui sa ennast kuskile ära lööd, esimene asi, sa isegi ei mõtle, sa paned käe peale. See on see sama asi, sest et siit nendest punktidest voolab see energia, mis tegelikult nagu, kui sa paned energiat nagu sinna peale, siis sa paraneb kiiremini. Äkki on hoopis see, et nüüd kui ma mõtlen esimest korda, mõtlen, et sa nii-öelda tahad, et kui sa midagi ära lööd, siis sa nagu käega katsud, et kas mul on mingi luusid väljas või kui katki on või kas verd jookseb või vaata näiteks, kui sa pea ära lööd, siis sa alati ju katsud ja vaatad midagi sellist, et kas nagu veri on lahti. Ja kõige esimene asi, mis sa teed, on, et sa vannud kõvasti kõigepealt ja siis paned käe peale. Jaa, sest siis sa vabastad energiat samamoodi. Aga mis sõna üle sinu huulte lipsab, kui sa enda väikse varba vastu tooli jalga ära lööd? Kõik need sõnad, mida me kasutame. No mis sul on? Ütlen kõvasti reiki. Chi küll. Keset tänavat. Ja ikka tulevad need kurat ja fuck ja nii edasi. Sest et sa vabastad, mina näiteks oma lapse, ma ei keela tal, ma ütlen et okei, alati on oluline, et sa mõtled nüüd selle peale, kus sa ropendad ja millisel eesmärgil on ju. Et aga kui sa mul siin kodus ennast ära lööd või ma ei tea, oled siin munapraadinud ja sa kõik maha kukub, siis on täiesti okei, et sa ropendad ja palun ropendagi, sest et sa vabastad energia, siis sa ei kogu seda endasse. Sest kõik need kogutud energiat nagu, need talletuvad ja siis pärast tulevad mingid sõlmed ja siis see haigeks on nohu, köha, paha tuju. Kõik on inimesed on pahad ümber ja Aga Aurja, räägi sellest, kuidas sa reaalselt siis riide esemesse, mis sa ise teed, kuidas sa sinna midagi sisse paned? Kuidas see protsess välja näeb?
et tegelikult juba sel hetkel, kui ma seda teen, et ma teen ikkagi enamik asju teen ise, on ju. Et mul on üks stikkija küll ka tööl, aga noh, enamalt ikkagi ma teen neid asjad ise. Ja juba sellel momendil, kus sa neid lood, et ütleme niimoodi, et ma üritan nagu seda mõtet nagu kuidagi mitut moodi anda edasi, et ütleme niimoodi, et kui maalikunstnik maalimise ajal kuulab näiteks, ma ei tea, Sky Plussi on ju, aga tegelikult teeb mingit meeletult nagu sellist, ma ei tea, ütleme, keskaegset nagu portreemaali on ju, siis tulevad kõik mehed Alari Kivisaare näoga. ja, et siis see energia alati talletub sinna, sest inimene on looja, inimene on energeetiline looja. Kõik, mida sa teed, kuhu sa astud, kuhu sa lähed, kus sa hingad ja eriti, kui sa midagi füüsiliselt lood. See state of mind sul on parasjagu ja millisel sagedusel sa oled, see talletub sinna sisse nagu alati. See on nagu fakt. ja see, et kui ma tegelen selle reikiga igapäevaselt ja ma olen nagu reiki meister, siis juba kõik see energia tegelikult juba selle töö käigus talletub sinna ka, aga ma loon ka panen oma nagu palved nendele asjadele peale. Ja ühtlasi iga natukese aja tagant ma ka panen kõikidele asjadele, mis ma olen kunagi nagu loonud, mis on väljas juba inimeste käes või poodides istuvad, siis ma seda nagu ka panen nagu uuesti sinna. Mitte uuesti, aga ütleme niimoodi, et välised mõjutajad ka mõjutavad seda energeetikat, võivad mõjutada olemasoleva asja energeetikat, ehk siis ma nagu panen seda sinna uuesti, nagu loon. Kas see ei mõjuta, et kui ma lähen poodi nüüd sinu loodud riiet ostma ja seal poes käib Sky Plus, et mis energia siis on, siis ostad selle asja ära, raputad natukene ja on puhas. Okei. Aga on sulle inimesed tulnud ütlema, et kuule, et jube hea energiaga pusan või midagi sellist? Ütleme niimoodi, miks ma läksin seda reikit tegema, tegelikult on sellel väga, väga huvitav taust ka, on see, et mul on ka õmblejad, kes õmblevad minu esemeid ja samal ajal ma ise ka õmblen neid, on ju, et me nagu kõik teeme kogu aeg tööd. ja siis ma avastasin lihtsalt sellise asja, et kui mul on poes, ma ei tea, 40 asja on väljas, siis mis põhjusel juhtub nii, et väga ruttu ostetakse ära need asjad, mida mina olen õmmelnud. Et kas see on, kust otsast see nagu loogiline on? Ühed ja samad asjad, toode on ühesugune, nagu ühed ja samad asjad. Et kus ma nagu tean, et mis põhjusel see juhtus? See oli enne, kui ma läksin enne kui ma hakkasin nagu selle reikiga nagu sügavamalt nagu tegelema. Ja siis ma mõtlesin, nagu hakkasin sügavalt mõtlema selle peale, et miks see on nii, on ju. Et ikka see läheb sinna nagu, kõik läheb sisse, mis sa mõtled, mis sa kuulad ja teed, aga ma tean, et minu õmblejad kuulavadki Sky Plussi samal ajal, on ju. Aga nüüd ma lihtsalt panen nagu teen nagu suured rituaalid nagu kõikide esemetega, eks ju, oma korda. Kunagi ma varem seda ei teinud. ja, Sky Plus on hea näide. Mis iganes raadio. Ja. Ega seal väga... Aga mis raadiot sa ise siis kuulad, kui sa õmbled? Ma ei kuula, ma kuulan podcast. ja. No jah, üks siuke arusaam, mis mul on elus tekkinud, ega neid väga palju ei ole, väga millestki aru ei ole saanud, aga üks on see, et kõik mõjutab kõike, on ju. Absoluutselt ükskõik mis tasandil. Ja üks mu lemmik tsitaat on inglise keeles how you do anything is how you do everything. Ja siis see ongi nagu see mikro- ja makrotasandi siuke seostuvus, on ju, ja see väljendub absoluutselt kõiges, et ma ei tea, põhimõtteliselt, ma ei tea, aatom näeb välja nagu universum ja nii edasi, on ju. Et kõik on nagu seotud ja kõik mõjutab kõike, et kui ema süüa teeb, siis ju öeldakse, et näed, et ta paneb ikka selle
salakomponendiga sisse oma armastuse on ju, ja sellepärast ongi võib-olla esiteks ma saan aru loogiliselt, miks sulle emakotletid kõige rohkem maitsevad, sa oled võib-olla kõige rohkem neid elus söönud on ju. Aga võib-olla on seal ka mingi esoteeriline osa juures, et võib-olla ta nagu tegigi sulle oma ema armastusega süüa on ju. Jaa, just nimelt, ja mõeldes sellele, see on täpselt see sama asi jälle, et kui sa mõtled, et kui keegi võtab juba aja, et sind nagu tervendada, sinuga tegeleda, eks ju, siis sulle hakkab parem. Vahet ei ole, mis ta siis seal teeb. Sulle mingil määral hakkab nagu parem. Sa tunned, et energia nagu tõuseb ja kuidagi seda müra on vähem peas. Ja see sama asi, et kui keegi tuleb ja teeb sulle selle tee, mõeldes sinu peale või selle kotleti, siis see maitseb teistmoodi. See võib olla täpselt see samad koostisained, on ju. Ja see tervendab ka, kui see on tehtud armastusega. No tervendamise teema on selles mõttes usk on üks kõige olulisemaid asju elus ja usk on ka teise nimetatakse usku nimega placebo on ju. Et kui sa lähed reikimeistri juurde ja usud, et ta sind tervendab on ju, siis siis sellest võib abi olla. Aga sellel on samamoodi igapäevamaailmas on sellel moraalne küsimus on ju. Et mina olen alati öelnud näiteks, kui mina paneks praegu üles, teeks oma salongi, ma hakkaks inimestele mingit tarokaarte panema. Ma oskaks nii ilusti seda juttu ajada ja ma olen suht hea inimeste lugeja ja nii edasi on ju, et ma oskaks nagu täpselt naela pea pihta rääkida seda juttu, aga äkki sa oled siis empaat? Mitte lihtsalt nagu ma lihtsalt oskan inimesi hästi lugeda, ma ei tea, kas ma empaat olen, aga ma lihtsalt räägin, et moraalne küsimus on see, et ma ise tean, et tegelikult enda arvates mul ei ole mingid võimeid ja asju ja ma luuletaks seda juttu neile kokku on ju, ja küsiks selle eest 280 € tunnitasu näiteks ja mul oleks päevas 10 klienti. No võt. Ja see ongi kohe see. Kõik kirjutavad sulle täna. Kuule, kas see oli nali või see on päriselt? Kas saab tulla ainult 280 €? Aga see ongi see moraali küsimus, mida ma seda podcasti tees olen ka kokku puutunud selliste teemadega, on ju, et kas see on õigustatud, on ju. Ja mina tean, et see oleks see tee, nagu mis oleks vale või mina teaks, on ju, kuigi see, võib-olla selle mõju oleks isegi ma räägin, et see mõju võiks olla inimesele isegi hea, on ju. Aga kas see siis oleks õigustatud? Ma ei tea, mis üldse on õigustatud. Selles mõttes, et kui sa teed, need asjad peaksid ikkagi ausad olema, on ju. No ma mõtlengi, et eelkõige mu enda ees, on ju. Jaa. Et siis ma ei saa teha seda, sest ma ise tean. Sest sul on selline moraali taju ja tunne, on ju. Aga ma mõtlen, et kui sa räägid sellest, et sa oskad hästi juba seda, mis iganes rääkida, soola silma ajada, on ju, siis äkki seal on lihtsalt mingi koht, et sul ongi nagu tajumeeled ja need antennid on tugevad, on ju. Lihtsalt sa oled pannud ise ette ka ennast ära kapseldanud, arvates, et see sellega nagu piirdubki. Aga tavaliselt need empaadid tihti peale just räägivadki, ma ei saanud aru, miks ma lapsepõlves oskasin just kõigile öelda seda, mida vaja ja sellele inimesele, kui oli vaja nähvata, oskasin täpselt õigesti nagu naelata ja nii edasi, nii edasi. Ja siis hiljem avastavad, et nad tegelikult, kui sa lähed sealt edasi ja sa kaevad mööda seda teed edasi, siis tegelikult avanevad nagu uued uksed. Aga lihtsalt kuna meil on sellised asju, sa pead arendama neid, on ju. Ei, seda ma usun, et näiteks, ma nimetan seda kuidagi intuitsiooniks või kõhutundeks, mis ma usun, et on kõigil täiesti olemas, sest inimene lihtsalt on kuidagi, kui sa enne ütlesid, et mingi 3-meetrine auraring on igal ühel ümber, on ju, et siis et inimene ongi, tajub sõnul seletamatuid asju, iga inimene on kokku puutunud mingisuguse imeliku asjaga, mida ta ei saa nagu täpselt maitsta või katsuda, on ju. Et inimesed on ikkagi ühenduses oma vahel kuidagi, mis iganes moodi ja seda on võimalik arendada, seda nagu tunnet kuulma ja mõnel võib-olla tuleb tõesti see paremini välja, on ju. Aga seal ongi, ütleme, et kui ma teeks siis seda, on ju,
kui ma teeks seda aastaid, siis inimese loomus on selline, et ja elaks ilusat elu ja oleks Eesti kuulsaim taromeister või mis iganes on ju, siis võib-olla aastate pärast ma hakkaks seda ise uskuma ja siis nagu see on nii filosoofiline küsimus, et kas ma siis usuks valet või ma olekski nagu, ma ei tea, kuidagi arendanud edasi seda võimet ja sellest oleks saanud tõelisus. On ju. Jah, sa ei tea, mis juhtuda võib, on ju, sest kui sa ise tunned, et okei, siit tegelikult ei tule mingi, ikka see ausus enda vastu nagu, et siit ei tule midagi, siis sa ju ei tee seda, on ju. Et aga võib juhtuda vabalt, et sa hakkad midagi tajuma ja tundma ja nägema. Ma just kuulasin eile äkki ühte near-death experience lugu, ja kui sa neid ka oled kuulanud, siis sa tead, et nad tihti peale tulevad tagasi mingite ekstra sensoorsete võimetega. Mingid võimed avalduvad. Ja seal oli üks naine, kes tuli, ta oli muidu füsioterapeut, täiesti ainult nagu science, nagu materialist minded on ju. Tuli sealt tagasi, tal oli near-death experience ja ta hakkas mingit nagu täiesti uusi asju tajuma, nagu enda ümber energiat teistmoodi, nagu oleks täiesti uues maailmas on ju. Ja ta läks ja õppis reikit ja ta hakkas, sai reiki meistriks ja hakkas inimestele reikit tegema, aga oma selle füsioteraapia taustaga. Ja lõpuks ta kusjuures ta alles õppis on ju. Ja ta mehel oli kaelal mingid kasvajad, mingi suur, mingi ma ei tea, mitmend astme vähk oli juba seal. Ja sinna kogunesid sellist nagu vee moodustis kasvajad on ju. Ja ta pidi igal reiki astmel, seal lõpus sa pead alati tegema praktikat mingile paaril inimesele. Ja ta tegigi alles nagu seda praktikat. Ja ta tegi reikit oma mehele ja täiesti kadusid ära need kasvajad. Vähk läks ära põhimõtteliselt. Jah, läks lihtsalt ära, kuigi tal öeldi, et tal on mingi paar kuud. Ma ei ütle, inimesed ei tohi arvata, et ainult niimoodi ja need asjad käivad. See ei ole nii lihtne ja need on ikkagi erakordselt, ma arvan, see ei ole nii, et paned käe peale läinud alati, et ikkagi seal on nagu muud asjad nagu ka ühesõnaga. Ei no see on, ütleme, meil on tänapäeval hästi teaduspõhine, ütleme, mentaliteet nagu globaalselt on ju, et teaduspõhisus on top 1 asi ja teaduse eesmärk on ju teha ühte katset, näiteks panna käsi peale ja siis võib sellest mingisugust teooria aretada, kui see juhtub mitmeid kordi on ja samamoodi on ju, aga kõik siuke esoteeriline ja nii-öelda spirituaalne ravimine, mis iganes see on, seda ei saa nagu päris niimoodi teha, seda ei saa nagu panna katseklaasi ja teha sellest täpselt on ju mingisugust täpselt seda katset korrata. No jah, veel ei saa, on ju. Äkki kunagi saab, kui meil on need aparaadid. Aparaadid on ju. Nii, aga see lugu läheb edasi ja see naine siis oli ise ka, mõtles, et mis iganes, ma ei tea, et äkki oli lihtsalt mingi ime. Ühesõnaga, mees sai terveks ja kunagi ei ole tagasi tulnud talle see haigus. Aga ta tegi reikit edasi ja nüüd ongi reikimeister, aga mis juhtus oli see, et kuna ta arendas edasi oma seda tundlikkust ja selle energiaga töötamist, siis lõpuks ta hakkas nägema. Ta tegi reikit, näiteks tegi see distantsi pealt, eks ju, et inimene on kuskil mujal. Ja ta hakkas nagu nägema lihtsalt oma vaimusilmas, et kus see inimene täpselt nagu on. Nagu ta oleks jalutanud, vaata, tema tuppa. Mööda tänavad, läinud sealt trepist üles, uks on seda värvi, see number, lähen sealt, keeran selle, siin on tool, seal on lamp, siin on see, sa istud siin, sul on mingi seda värvi tekk peal, on ju, ja nii edasi. Ja ta hakkas sellist asju nägema. See on nagu remote viewing, on ju, ma ei kas sa seda tead. Ma tean, ja see on USA... Ja see siia gateway asi, on ju, ja et täpselt see sama ja tal avaldusid enam, ehk siis me kõik teame, et kui sa hakkad midagi arendama, siis need uksed lihtsalt ise lähevad lahti. Kui sa lähed kunstikooli alguses, joonistad kriipsu õku, lõpuks teed ilusaid maale, et see on täpselt sama loogika seal taga. Et lihtsalt kui sa lähed ühes suunas, siis need uksed avanevad. Et aga sa pead alguses ise sa pead ise oma teadvusega uskuma ja tahtma ja kõik juhtub põhimõtteliselt, need lihtsalt uksed libisevad lahti .
Ja kuidas ta avastas selle, et ta hakkas seda remote viewing ut nagu see lihtsalt ise juhtus, ma ei tea jälle, kuidas eesti keeles on, kaugnägemine. See tuli ruttu, et tal oli üks klient, kes tegelikult oli haiglas. Sai haiglas ravi, kiiritusravi ja nii. Ja ta mõtles, et see naine ütles, et ta on haiglas ja et ta on voodis ja nii edasi, on ju. Ja siis, aga hiljem see tuli välja, et ta tegelikult oli autos nagu. See naine algus mõtles, et mis asja, et nagu ma nagu näen oma vaimu silmas, et ta on autos, et ta ei ole, nagu ma tunnen energeetselt ja ma näen hoopis teist pilti. Aga nad ei täpsustanud seal kõne ajal, et ta on autos. Et see naine oli haiglast läinud lihtsalt oma autosse selle sessiooni ajaks, et olla nagu, et keegi teda ei segaks. Ja ta pärast siis hiljem tuli välja, et ta nägi õigesti ja siis ta hakkas pärast küsima kõigilt, et kas see on seal, kas sul tänaval on need kased või mingid pajud. Jah, aga see ongi see põhiargument ka, et ma ei tea, kõik on võimalik tegelikult, aga ma ei tea, kas sellist võimet on arendada võimalik selliseks nii-öelda teaduspõhiseks siis, et 2+2 on alati 4, et näiteks see naine ei eksi mitte kunagi. Jah, aga mis on teaduspõhisus? Seal on samamoodi need erandid. Ei 2+2 on alati 4. Maybe. Sa ei usu seda? ma ei usu, vaid ma olen pigem see inimene, kes jätab kõik asjad nagu enam-vähem lahti. Sest sa kunagi ei tea, nagu see Galileo efekt, et lihtsalt teadlased ei olnud nõus vaatama läbi selle silma kosmosesse, sest et nad ei olnud nagu nõus sellega. Nende nagu usk oli teine. Teadusega on samamoodi, et nad ütlevad, et nad ei usu või usuvad, et sa lihtsalt paned nagu nii stamp usu endale, mis tähendab, et sa ei ole avatud enam mitte millelegi uuele. Aga mõtle, kui üks päev muutub, et 2+2 ei olegi 4. See on muidugi naljanäide, aga selles mõttes, saad aru, on ju? Ei selles mõttes jah, et see peaks olema mingisugune dimensioon, mida siis nagu ette ei kujuta, et meil on väga raske on aru saada, tegelikult nagu mõista seda Einsteini aja relatiivsusteooriat, on ju. Et sina oled harjunud, et eile oli eile, täna on täna me istume siin ja homme on homme, on ju. Et aja lineaarne nagu käitumine, aga siis on väga raske mõista, et on mingi olemas aeg-ruum, et ta ei olegi nagu üks joon, on ju, et on tegelikult kõik aeg toimub kogu aeg. Ja samal ajal. Ja mõtle siis selle peale, et mis see siis tähendab, et aasta 1600 praegu toimub. Ja, samal ajal. Ja siis mul on kõik need elud samal ajal ka ja tuleviku elud ka samal ajal. Ja siis ma olen samal ajal veel ka nagu teistel planeetidel ka. Ja teistes universumites ka, et ma ei ole nagu selles meie praeguses suures universumis, vaid nagu on teisi universume ka. Aga vaata, siis on hästi raske hommikul kell 8 ülestõusta ja tööle minna, kui nagu siuksed mõtted kogu aeg peas on. Vot oleneb, mis tööd sa teed. Mul on täiesti pliss, et ma ainult selle peale nagu mõtlengi. Aga tegelikult ju võiksid inimesed mõelda selle peale rohkem. Ma arvan, et inimesed võiksid mõelda rohkem selle peale, mis teeb meist inimesed. Et kui ma tehisintellekti peale vaatan, siis mulle tundub, et see kõik see nagu on ära haihtumas niimoodi, aga võib-olla see ongi inimeste siuke saatus, et muutuda robotiteks, aga praegu tahaks ikkagi hoida sellest inimese meelest kinni veel. Aga äkki see AI just paneb inimesi tajuma rohkem ja mõtlema rohkem inimeseks olemise peale? Ma ei usu seda. Ei usu, jah? Miks? Ma juba näen, kuidas inimeste mõtlemisvõime hakkab kängu jääma, sest see ei pea enam mõtlema. Põhimõtteliselt igasuguse tehnoloogia, AI on lihtsalt nii võimas ja nii kiire, on ju. Aga põhimõtteliselt, kui tulid kalkulaatorid, siis sa ei pidanud enam peast mõtlema, et mis see 2+2 oli. Vaid sa lihtsalt panid kalkulaatorisse, 2+2 on 4 vastus olemas. Ja, ei seda jah, AI asja, see on liiga suur teema ja me tegelikult ei tea veel, me alles kõik õpime nagu käima sellega koos.
Oota, aga mida sina sellest remote viewingust arvad? Oled sa seda proovinud, seda Gateway programmi või? Ei ma lihtsalt, ma olen mingit, ma mäleta, mis podcast või kellega see oli, aga no ühesõnaga ma uurisin seda või kuulasin siis seda sealt podcastist, et reaalselt oligi, see oli CIA salajane projekt, kus nad siis nii-öelda treenisid siukseid inimesi, ja ütleme tava arusaamade kohalt tundub, mis asja, CIA tegeleb mingisuguste esoteerikutega, aga see oli vist mingi 60-ndatel või kuskil oli nagu reaalne siis valitsuse rahastatud projekt, kus treeniti inimesi seda tegema. Ja nad treenisid täiesti tavainimesi, kus juures meediumiteks, täiesti tavainimesi. Sul ei pidanud olema mitte mingeid ekstrasensoorseid võimeid. Nad võtsid täiesti tavalist inimest ja treenisid nad. No tead, see ju Mansoni seda teemat teada, see on kõik seotud, LSD on seal seotud. Ja kui juures kõige paremad need remote viewerid, isegi ka tänapäeval, kui on need programmid, kus sa saad minna, kõige paremad remote viewerid on autistid. Ei. Okei, väga random. On need, kes absoluutselt ei usu sellesse. Nendest saavad kõige rutem, kõige paremad remote viewerid. Lihtsalt see time span, millal sa alustad ja millal sa oled väga nagu võimekas remote viewer, on need, kes absoluutselt ei usu sellesse. Mitte need, kes usuvad. Et seal on see usk väga oluline ja nad just nimelt võtsidki ja treenisidki neid inimesi, kes ei teadnud sellest midagi, kes ei uskunud meediumitesse, mitte millegisse, mida sa ei näe, on ju. Ega tunne, ega mida pole. Ja need on kõige kiiremini sest et sul puuduvad ootused. Sa hakkad vähem ette kujutama, vaid sul on täiesti puhas, sa oled nagu clean, nagu täiesti puhas valgeleht. Kas sina oskad seda siis? Võid öelda, mis sul praegu kodus toimub? Tuled kustus. Selle jaoks ei ole vaja seda. Irtel pidu. Aga ma tegin seda programmi, ma hakkasin seda tegema. Seal on sellised stage'id ja mul läks raskeks nagu olla, sest et ma hakkasin nägema nagu mingit tajuma liiga palju ja väga raske on tegelikult elada, et see ei ole mingi hea võime sul tihtipeale, et nendel inimestel ei ole nagu kerge, kes teavad, sul on väga raske nagu tavamaailmas või üldse oma eraelus nagu eksisteerida. Seda ma mõtlengi, et hommikul kell 8 on raske tööle minna, siis kui... Sest tihtipeale on ju nii, et inimene, kes sinuga räägib, ükskõik kes ta on, kas sinu lähedane või mitte lähedane, neil on igal juhul alati mingi agenda. Kas tahad seda tunnistada või taha? Ja see jutt ei tule, seal ei ole 100% nagu aus, see on alati mingi agenda, sa hakkad kõike läbi nägema. Kõike lihtsalt. Ja see muutub sul nii, see on väga ebamugav. Ja sa tihtipeale ka näed asju niimoodi ette. Ühesõnaga, ma nagu lõpetasin seal, sest ma teadsin, ma nagu ei taha teha oma elu nagu ebamugavamaks veel. Et ma nagu lõpetasin seal kuskil poole peal, on ju. Et ja kõige tüütum on see, kui sa näed ette ja tajud ja tunned ette asju, mida see teine inimene veel ise ka ei tea, mis juhtub või mis ta mõtleb. See ajab sind hulluks. kergelt nagu öeldes. Et sa ei saa enam istuda lihtsalt laua taga inimestega nagu naarda ja lalljutu ajada nii-öelda. Saab ikka, ma arvan. Sa saad, aga sa pead olema nagu, sa pead kogu aeg neid nagu kanaleid switchima, sest et sul pressib kogu aeg peale see selline tajude kanal. No see, et kõikidel inimestel on agenda, see on minu arust see on niivõrd kergesti läbinähtav ja see on reaalne elu, sest kõik inimesed on egoistid ja hoolitsevad iseenda eest enamjaolt ja ükskõik, no see on kõige väiksema mingisuguse suhtlusviisini välja, et kõigil on ju oma agenda, siis see lihtsalt elus nagu valid, et te ju mõlemad teate, te mõlemad mängite seda mängu, et kui palju ma olen nagu nõus
enda poolt andma ja kui palju ma olen vastu tulema, et noh, põhimõtteliselt kui kerjus tuleb sinu juures tänaval küsima raha, on ju, siis noh, ma ütleks, et see on üks kõige ausamaid vestlusi, on ju. Et noh, tema ütleb konkreetselt kohe välja, mis ta tahab, on ju, aga kui tuleb sulle juurde mingisugune pettur, kes hakkab rääkima, et nagu minul on juhtunud mitu korda tänaval, et sa oled nii hea energiaga tüüp, et räägi endast natukene ja mis iganes, siis see on kohe ju nagu läbi ammustatav, et... Juhtunud niimoodi tänaval siin? Muidugi, korduvalt. Ja siis lõpuks tuleb välja, et mis ta tahab, on ju. Aga see on inimese kohe näkku kirjutatud, et ta tahab midagi. Aga ma soovitan küll proovida seda Gateway programmi, kui inimesed on huvitatud, sest et... Aga kus see siis toimub või... Sul on helifailid, binaural beats, muidugi enne sa pead õppima selgeks teatud nagu protectionid ja asjad, millega sa ennast... See tundub nagu mingi võlurite maailma. Jah, aga see kõik töötab, aga ongi siuke Harry Potteri asi nagu. Sa pead kaitseloitsud õppima kõigepealt. Jah, ongi. See on täiesti ulme, aga need kõik töötavad, õpid nagu alguses selgeks. Sellised kaitsed, mis sa endale peale paned ja nii edasi. Ja siis hakkad minema nende binaural beatidega, kus ta ütleb, mis sa nüüd teed, mida sa nüüd ette kujutad ja nii edasi. Nagu ala mingi juhendatud meditatsioon või mingi ja ainult kõrvaklappidega. Või silmad ka on ju kinni ja nii edasi, aga see töötab. Võib-olla, ei tea. Aga räägi, kuidas üldse sinu siis, sa ütlesid, et hommikul sa kell 8 ärkad üles, siis hakkad kohe mõtlema neile asjadele, et milline sul igapäev välja näeb? Mis sa nagu reaalselt teed? Nii kõige keerulisem küsimus. Ja ma lihtsalt mõtlen, et mul on need päevad on nagu väga erinevad. Et aga hommikul ärkan ülesse, lapse saadan kooli ja siis hakkan tööd tegema. Et mul on kodustuudio ja mediteerin, teen tööd. Kas sa oled enda... Ma ei oska seda seletada, sest et mul, ma lähtun nagu väga oma sellest... tundest, et mida nüüd võiks teha, et okei, mul on samamoodi see checklist, mida peab tegema ja ma üritan selle raames nagu asjad ära teha. Aga kusjuures pärast seda, kui ma hakkasin, nüüd võt see ongi raske küsimus, sellepärast, et kas tead, kes on see Bashar, see kanaldaja? Kas see on mingi kiilakas tüüp? Jaa, see kiilakas on. Ja selliste nagu, alati on sellised mingi Hawaii särgid selles. Nii, tema nagu väidetavalt siis kanaldab, ta ütleb ka alati, et vahet ei ole, kas sa nagu usud seda või usu, eks ju. Et aga kui tema need õpetused töötavad sul, go for it, siin ei ole ju vahet, eks ju. Kus see informatsioon tuleb. Aga tal on selline nagu list, kanaldatud, et kuidas siis oleks kõige nagu efektiivsem või rõõmsam elada oma igapäevaelu. Ja pärast ja üks esimesi punkte või on see kõige esimene punkt, ma enam ei mäleta, on see, et tee seda, kus sa nagu tunned, et mida sa nagu pead tegema, mis annab sulle kõige rohkem selle energiat. Saad aru? Siis ma ei saaks elada niimoodi, kui ma teeks ainult seda, mida ma tahan põhimõtteliselt. Ma tahaks iga päev torti süüa näiteks hommikust õhtuni. Ja siis sa peadki kuskile selles mõttes, et iga asjaga on see, et sa pead kuskile jõudma, et nagu aru saada sellest asjast. Aga kui sul on võimalik, eks ole, et mul võib täiesti olla päev, kus ma tean, et ma olen eelmine päev pannud endal paika, et listi asjadest, mis ma teen, aga või tihtipeale juhtub, et ma teen neid asju 3 päeva pärast. Sellepärast, et ma nagu järgin seda sisetunnet ja siis tulevad täiesti uued asjad, juhtuvad.
kui minul niimoodi et juhtub, elu siis nagu ma... iseennast nagu voldib nagu lahti, et ma nagu, kuidas ma ütlen, et sa annad nagu jumalale selle, ma istun nagu, tahan talle rooli nagu, ma lihtsalt istun kõrval. Nii on palju parem. Kui minul niimoodi juhtub, siis ma lihtsalt saan aru, et ma olen laisk ja on aeg kokku võtta ennast. No soo. Aga no selle tüübi... Oleneb, mis sa teed, on ju? Ja no ütleme niimoodi, et ma olen ikkagi enda elu ju suutnud sättida niimoodi, et ma teen seda, mida ma tahan, on ju, aga selle jaoks on vaja teha ka ikkagi päris palju asju, mida ma ei taha või on olnud ma olen pidanud tegema või nii edasi. Aga jah, selle kuti mingit klippe ma olen näinud ja see on umbes täpselt siuke jutt, mida ma suudaks rääkida vabalt, on ju. Ja kui me rääksime agendadest, siis võt siin tuleb tihtipeale see moraali küsimus mängu, et kui inimene räägib sulle mingisugust väga justkui puhast juttu, on ju, ja siis selle puhta jutu lõpus on mingisugune 990 eurine koolitus, mida sa pead läbima mitmes etapis ja seal iga etapi eest sa pead järjest rohkem maksma, on ju, et siis see ongi see agenda, et siis on see kohe, minu jaoks on see kohe nagu määrdunud asi, on ju, et ja ma ei tea õiget vastust sellele, ma saan aru, et nagu enda teenuste või asjade eest tuleb nagu raha küsida, see ongi tänapäeva siuke energiavahetus, on ju, nagu nimetaks kõige jubedam sõna. Kui ma näen mingit koolitust või asja, siis on energiavahetus 990 €. Siis see tundub mulle siuke veider, aga et ma ei teagi nagu õiget vastust sellele, aga siis ma kohe muutun, ma kohe nagu saan aru, et sellel inimesel on mingi agenda. Ja lihtsalt selles maailmas on hästi palju nagu siukseid pettureid, et kui mina teeks seda ja küsiks 280 € tunnis, on ju, siis mina teeks seda pettusena. Aga paljud inimesed ei hammustaks läbi minu agendat, ma ütleks, et ma tahan aidata teid. On sul pandud kunagi tarokaarte või midagi ennustatud või tehtud midagi sellist, kus keegi on öelnud tõesti sellist asju, mida see ei ole võimalik, et ta teadis? Nii täpselt, nii detailselt. Ma olen terve elu tahtnud seda tunnet tunda. Ja ei ole või tundnud? Ei ole, jah. Okei, sest tõenäoliselt sul sealt tulebki see tunne, et need asjad võib-olla ei ole nagu võivad, see tõenäosus, et see on nagu päris või on päris väike, on ju. No lihtsalt sellel jutul on, mina nagu võimetega inimeste osas on mul siuke teooria, et tegelikult, nagu ma ütlesin, et intuitsioon on kõigil olemas, aga päriselt sellised võimed on olemas väga-väga vähestel, et kui me võrdleme, enne ma rääksin autistidest korraks, on ju. Vaatasin kunagi, mul on eluks ajaks meelde jäänud mingisugust autisti dokki ja sellel autistil, täiesti mingisugune täiskasvanud mees, kes pidi elama oma emaga, ja sotsiaalselt ta oli täiesti saamatu, aga temal oli siuke võime, et ta luges raamatuid ühe silmaga ühte lehekülge, teise silmaga teist lehekülge ja kõik raamatud olid sõna-sõnalt peas. Ta luges nagu korraga 2 lehekülge ja see kõik tema ajus nagu jooksis kokku, on ju. Et selle inimese ajus on midagi teistmoodi kui meie ajus. Tal on nagu mingisugune imelik klõks on seal ajus käinud, on ju. Või mingi Einstein või mingid geeniused, on ju. Ja ma usun, et energeetiliselt on olemas samamoodi selliseid geeniuseid, aga neid on umbes samasugune protsent ühiskonnast, kui on neid Einsteine meil või Teslasid või asju, et nende inimeste ajus on mingi klõks käinud ja nemad näevad midagi nagu teistsugust, on ju. Ja energeetiliselt ma usun, et on olemas ka siukseid inimesi, aga neid ei ole iga nurga peal igasugune nägeja või kes iganes. Ja, ma olen täiesti nõus, et ega see ei olegi nagu nii, et iga see 100% kõik need teenused, mis sul seal väljas pakutakse, on nagu päris ja on hea, et ei ole nii, kindlasti ei ole nii. Aga kusjuures Mendelejevi tabeli puhul ja Tesla puhul ja Einsteini puhul, nad on ju kõik öelnud, et nad on saanud need informatsioonid lihtsalt, nad on läinud välja sisse, informatsiooni välja, et neil on antud need. Mendelejevi tabel ju samamoodi tärkas üles hommikul ja kõik oli olemas. See ei ole see, et ta istus kuskil laua taga ja... No jah, une seda juttu ma olen kuulnud, et unest tuleb see info nagu. Jah, et sa lähedki sinna välja, informatsiooni välja, aga sinna sisse lülitada on meil kõigil võimalik. See, et kas sa nüüd loed nagu ühe silmaga ühte lehekülge või teise silmaga teist ja selle nagu teksti nüüd üldse kokku paned, see on küsitav. Seda ma ei usu tõesti, et see on võimalik.
siis No sa seda pead me olema nimetaks autist, võimeks, ja on ju. see on juba nüüd see Konkreetselt. teine asi, eks ju, et need 2 asja, millest sa rääkisid, ma paneks nagu 2 leeri, aga see, et ennast suuta lülitada, treenida seda tundlikkust, et lülitada ennast sinna informatsiooni välja, nii nagu see Gateway programm teeb, noh, see CIA Gateway programm, see on võimalik. See nagu telepathy tapes, vaatad seda YouTube'is, oled kuulanud? Ma olen kogu aeg ma olen mingi aasta aega mõelnud, et ma peaks seda kuulama. Ja ei ole kuulanud? Ei ole. See on rets. Aga see on ju, nii palju kui ma tean, siis on autistlikud lapsed ja nende vanemad või? Ja esimene hooaeg ongi autistid ja nende vanemad, autistlikud lapsed ja nende vanemad. Ja samamoodi võivad olla niimoodi, et 40-50-aastane on ju laps, on tegelikult seal kodus. Et selles mõttes, et ei ole ainult nagu lapsed, vaid nad võivad ka olla suured inimesed. Aga nüüd tuli teine hooaeg, kus siis nad räägivad nagu laiemalt juba ka meediumitest, kanaldajatest ja kõigest sellest ja teadusest, et siis kuidas need asjad nagu omavahel ühise nagu groundi, et kus nad nagu kokku saavad ja kes mida nagu avastanud on. Aga ja seal telepathy tape siis esimene hooaeg, kus on ainult autistidele ja need lastele pühendatud, see on nagu täiesti crazy. Ma olen kuulnud, et see on fantastia, mul on see sellised lood nagu sa praegu kirjeldasid. Ja. Aga see ongi see, et see kogu see maailm on siuke, ma ütleks nagu siuke veits sogane tiik on ju, ja minul ei ole probleemi sinna nagu jalgupidi sisse minna ja seal niimoodi otsida seda kohta, et kuskil on ikka selge vesi või kuskil see aare peitub on ju, ma tean seda. Ja ma täitsa usun seda, et võib-olla ma ise nagu enda nahal ei ole seda nii palju kogenud, on ju, aga ma saan nagu aru sellest, et mingid teaduspõhised inimesed elu sees, nad ei lähe sinna digipoolegi ja siis mulle tundub, et nad lõikavad enda maailmavaatest mingi väga suure osa ära, on ju. Aga jah, seal ikkagi seal digis on hästi palju sugust sogast vett ja siis ongi need agendaga inimesed, kes näevad lihtsalt tuluvõimalust, et see on hästi inimlik, on ju. Et kuidas ja, kergelt täiesti teenida arusaadav. Ja, ma mõistan seda, et kui sul ei ole nagu mingitel põhjustel oma lastele süüa anda, siis lähed hakkad tarukaarte laduma põhimõtteliselt. Kui nagu elu surub sind tegema seda, eks ju. Selles mõttes, nagu ma mõistan, see kõik on inimlik, sest inimene ongi väga mitmetahuline ja naljakas loom on ju. Aga see ei välista seda, et mis on nagu päriselt on ju. Ja muidugi, ja ma täitsa usun, et on olemas, seda on tõestatud katsetega, et ühine inforuum on meil olemas. Üks kõige paremaid on see ristsõna katse, et mingi 60-ndatel tehtud, et 2 rühma suva maailma kohtades inimesi pannakse keldrisse kinni, et lahendage ristsõnu ja ühele grupile antakse ristsõna päev enne, kui ajaleht on ilmunud, nagu ajalehe ristsõna, et lahendavad ja siis hommikul ilmub ajaleht. Ja siis on mingi protsent, et paljud nagu ära lahendasid, on ju. Ja siis teisele antakse niimoodi, et see ajaleht on ilmunud nagu kodudes igal pool. Inimesed on köögilaua taga seda ristsõna lahendanud, on ju. Ja siis teine rühm teeb ka seda ristsõna ja see protsent nagu hüppeliselt kasvas, kui paljud nagu sest just kui inimesed on lahendanud seda, see on nagu ühisesse inforuumi jõudnud, on ju. Ja kuidagi nad selle sealt keldrist ka kätte saavad, on ju. Yeah. Et see on reaalne asi, jah. Ja see elektripirni leiutamine, nad vist andsid sisse patendid, ma ei mäleta päevaste vahedega on ju, ja nii edasi, et see on ühine väli lihtsalt. Ja see on see väli nüüd, kus siis see info tuleb, millest me räägime see Mendelejevi tabelist ja Einsteinist ja nii edasi. See on nende heade ideedega on mul alati siuke paranoia, et mul on ju nii palju ideid kogu aeg peas, mingi 100 miljon asja, mis ma võiks teha, on ju. Ja siis kui tuleb mingi eriti hea idee, siis ma tean, et varsti keegi teeb ära selle, kui ma ise ei tee. Jaa, aga vaata, kui hea see on, kui sa seda nagu tajud ja sa seda juba märkad ja oled tajunud ja teadnud, et need ei olegi sinu ideed. Et mitte ükski, et need ei ole sinu omad. Me ei saa nagu omastada või mõelda nagu egoistlikul tasandil. Sest kui asi peab ilmuma ja tulema maailma mingil hetkel ja avalduma siin, siis ta tuleb ise. Kas ta tuleb läbi sinu nagu kanali või läbi teise kanali, ideed otsivad seda nagu lynch on öelda, on ju, et sa viskad, püüadki sealt tiigist, on ju, aga nüüd kas sa selle nagu ära teed või ei tee, tegelikult ei ole vahet, sest keegi teeb selle niikuinii ära, sest et see asi peab sündima siia ruumi praegusel hetkel. Et see on ju hea, ongi hea, et kas sa tead, et okei, mingi geniaalne idee, kas ma teen selle või ei tee, oma valik, eks ju.
jah, no muidugi jah, selline nagu ma ikka ju elan oma inimkehas ja olen nii personaalne egoist, on ju, et siis ma usun sellest, et ideed on jah, siuksed üldised asjad, aga ütleme organisatoorne pool või siuksele ideele näo andmine, et see võib olla päris erinev, on ju. Aga noh, siuke elektripirn on siuke hästi suur idee, on ju, et see tuleb üht või teistpidi, aga kui ma ei tea, Lynch mõtleb, et siukest filmi oleks vaja ja keegi teine mõtleb samal ajal, siis kindlasti see Lynchi film on väga, sama idee film on väga erinev, on ju, kui selle teise režissööri film. Tõlgendus. Ja noh, see on ju hästi paljude igasuguste, ma ei tea, taromuttide või esoteerikute teema, et või mingi astroloogia teema on ju, et noh, ilmselgelt on mingisugune tähetarkus meil olemas, aga probleem on tõlgendajas, et kuidas keegi seda tõlgendab, et kui mina ütlen sulle, et ma ei tea, sa oled lõvitähtkujust ja sulle meeldivad punased sokid, siis see on noh, ma ei saa kuidagi tõsiselt võtta seda juttu. Vot. Aga mul ei ole jah olnud sellist väga konkreetset asja, mida mulle isegi saates on väga palju kirjeldatud, et ma ei tea, noh, mingid tajujad, et inimene tuleb minu juurde ja siis ma esiteks tõmban tal vaiba jalgelt ära, on ju. No, võt, ma olen nagu oodanud seda efekti, et keegi mul teeks seda, aga ma kõik, mis mul on räägitud, ma olen juba ise teadnud. Või noh, keegi ei ole nagu midagi uut öelnud, on ju. Või vähemalt siuke tunne on, aga kunagi mul oli hea näide oli sellest, ma olen vist rääkinud ka seda lugu, et kui ma elasin Tartus ja üks sõber elas Tallinnas ja sõber tuli Tallinnast Tartusse külla, ja tollel ajal mul oli üks pruut, kes oli siuke nõid, on ju, noh, pani mulle tarokaarte ja tajus ja nii edasi, on ju. Ja noh, mina nagu ikka suhtusin sellesse, on ju, ja siis me saime kolmekesti kokku. Mina tegin sõbraga jointi ja jõime seal õlut, on ju, ja siis ta pidi järgmine päev minema Valka ema juurde külla, on ju. Et ta tegi nagu peatuse. Sõber. Et ta tegi nagu peatuse minu juures. Ja siis me seal kolmekesti olime ja siis ma nagu hakkasin lihtsalt nagu provotseerivalt siis ütlesin oma sellele pruudile, et noh, et tunneta siis taju on ju midagi mu sõbra kohta või midagi sellist, on ju. Panin kõik tuled kustu ja panin muusika vaikseks ja nii edasi ja siis istusime seal pimedas toas, on ju. Ja siis tüdruk mõtleb tükk aega, on ju. Ja midagi ei tule, on ju, otseselt, ja siis ta lihtsalt ütleb, et ma ei tea, ma ei oska mitte midagi öelda, aga ma lihtsalt ütlen kartul. Et kartul ja oligi kõik. Või midagi sellist, on ju. Ja et mingi kartul ja sinu ema mõtleb sulle või midagi sellist. Aga ja siis me nagu kuidagi, noh, sinna see jäi, on ju, et mis kuradi kartul. Siis mu sõber järgmine päev läks siis emale külla. Ja siis kirjutas mulle, et noh, et mis sa arvad, kes praegu ema tehtud kartuli vormi sööb. Okay. Ja siis ma rääkisin sellele tüdrukule ja siis ta oli ise ka nii šokis, et noh, et ma saan aru, et inimesel on ju piinlik välja öelda asja, mille nagu ta ei suuda vaata loogiliselt seda kuidagi selgitada, et mis kartul, et see on ju seosetu mingi hülgemöla, on ju. Mis kartul. Aga noh, võib-olla ta siis tajus, et ema tegi talle parasjagu kartuli vormi, ootas poega koju. Jah, just. Et see oli siuke efekt. Remote viewingut kusjuures, kui inimene hakkab seda õppima, eks ju. Tänapäeval ka on neid nii-öelda mystery school'e, kus sa saad seda õppida, et sa ei pea võtma seda gateway programmi, hakkama üksi kodus nagu seal sussardama sellega. Et seal samamoodi on nii, et sulle öeldakse, kusjuures antakse koordinaadid, on ju. Lihtsalt koordinaadid. See on nüüd see energeetika, millest me just nagu rääkisime, et koordinaat, infoväli, eks ju. Neile antakse koordinaadid, nagu mingi asukoha koordinaadid, literalli. Need, mis sa seal Google Mapsist saad vaata. Ja nad peavadki ütlema, mida nad, noh, esimesena, mis tuleb, kas kartul, toru, mingi, noh, tool, noh, mis iganes. Nad hakkavad nagu seda täiesti segast juttu nagu sinna joonistama, kusjuures ja pärast tuleb välja siis, noh, et see kõik joonistub nii nagu teil avaldus, on ju, kartul, ema teeb. Noh, et joonistub samamoodi välja see, mis seal siis tegelikult on, et need on kõik seotud, need objektid ja kujundid ja nii edasi, on ju.
ei, ma usun, et inimene paneb nagu endale kuidagi ehitab selle kasti ümber loogilisuse ja nagu reaalse maailma tajumisega, on ju, et sul on nii veider, et kuule, et noh, sellepärast tihti inimesed lähevad kuidagi oma sisetundele vastu ka, et näiteks kui sa mingi inimesega räägid, on ju, ma ei tea, see sõber, kes sul seal kohvikus oli, on ju, on olemas sellised energiavampiirid, kes sind tõmbavad täiesti tühjaks või mingil põhjusel sulle nagu ei klapi see inimene, on ju, aga sa lähed sellele vastu, et sest kõik paberil on justkui okei, vaata, et ja siis ma ei tea, satud mingisse suhtesse, kui sa olla ei taha ja nii edasi. Et ma jah saan täitsa aru, et inimesed nagu ei oska võib-olla kuulata seda enda sisetunnet või noh, isegi kui midagi see nagu peksab sul peas, vasardab, on ju, siis sa oma loogiliste argumentidega nagu paned asja paika, et ei, ma pean ikka niimoodi tegema. No meil koolis ju lihtsalt õpetatakse ratsionaalselt, kõik on vasaku ajupoolkerale ehitatud üles, kogu see süsteem, milles me nagu eksisteerime, aga see sama intuitsioon, milles sa räägid, tuleb nagu mööda seda, hoopis seda teist kanalit pidi, mis tulebki siis, kui sa suudad täiesti välja lülitada selle vasaku ajupoolkera ja siis see, mida sa tajud nagu kuskil kõhus, eks ju, see intuitsioon. Et tihti, ma arvan, et kõik teavad seda, et mõtled, et näed kodus midagi, mõtled, et ma sisetunne ütleb, et ma pean selle asja kaasa võtma näiteks ja siis lähed ja siis ma ei tea, 12 või 24 tunni pärast tuleb välja, et täpselt seda asja oli vaja, et miks ma ei võtnud, aga ma oma vasaku ajupoolkeraga mõtlesin, et see on ebaloogiline, mul ei ole seda vaja nagu. Ja lähed Dubais välja ja siis võtad vihmavarju kaasa. jah, et aga need samad, need on jälle need, mis ma ütlesin ennem, et need subtle tunded, mida sa nagu, kui sa sinna sisse lülitad ja sa aina rohkem hakkad kuulama seda, kus juures ja inimestel on need erinevalt, eks ju, et meil on, kas sul on see kehaga sa tunned, kas sa tunned, et lähed kuskile, hakkad ma ei tea, kellegagi kokku saama, keda sa ei tea, kas tunned nagu ärevust või mis iganes mõtled, miks ma imelikult mõtted tulema või mis iganes. Või siis sul on mingi hääl, kes sulle nagu räägib peas midagi. Et kui inimene tajub ära, et millega, millise kanaliga tal see tunne nagu liigub tema suunas, siis sa saad hakata seda arendama, sellega suhtlema, rohkem oma kehaga suhtlema, rohkem tunnetama seda, või siis kuulama seda häält, kes su peas on ja räägib, et ära tee mingi, võta see asi kaasa, kui on need sõnad, eks ju. Tead, mis kohaga inimene selle ära tunneb? Paar episoodi tagasi mul selgus siin. Persekondiga, persekondi tunnetus. Jah, seal on, võib ka nii öelda. Heal lapsel mitu nime. Jep, võib öelda küll, et see on see juurtšakra, nagu see punane tšakra sul seal. Juurtšakra ongi siis perses. Peaaegu see on väga lähedal. Jaa. Selles mõttes küll. Okei. Jah. Kaua me oleme siin rääkinud juba? Ma ei tea täpselt, aga varsti peaks lõpetama. Auria, tõmbame siis kokku mingisuguse mõttega. Mis sa arvad, mis elu eesmärk on? Pole õrna aimugi. Aga ma arvan, et see on teha head ja paljundada lihtsalt seda armastust siia. Nii nagu need near-death experience'i tüübid ütlevad, kui neil on see life review, et nad näevad kõiki hetki oma elust kogetuna nagu kõikide inimeste seisukohalt ja nende teades tundes, mida nemad tundsid. Ja nad ei näe kunagi, mida nad, ma ei tea, kas nad äriliselt saavutasid või mingid eesmärgid täidetud, mida me siin arvame, et me nagu taga ajame, eks ju. Et elada ikkagi iga päev, võttes selle nagu vastutuse oma tegude eest ja tehes nagu head ja tõstes nagu teisi inimesi. Sest see on see, mida sa pärast nagu, mis sa endast nagu maha jätad. Kõik muu on ebaoluline põhimõtteliselt. See müra. Väga ilus. Kust inimesed sinu riided leiavad? On mingi veebiaadress või? Jah, aurianurm.com ja siis on poodides ka Eesti disaini majas Solarises ja Krunnipea disainipoes Solarises
ja Tallinn Design House'is varsti ja Saaremaal on ka. Võt. Aga aitäh sulle! Ja aitäh, et kutsusid! Eesti Esu